Täna on meile külla tulnud Tallinna Lastehaigla endokrinoloogia teenistuse juhataja ja Eesti Lastearstide Seltsi president dr. Ülle Einberg, kes on pika töökogemusega tunnustatud lastearst. Tänapäeval üha suuremat populaarsust koguv teema on D-vitamiin. D-vitamiin mõjutab immuunsüsteemi efektiivset toimimist, lihaste tugevust, kaltsiumi imendumist ja omastamist, luudes ja hammastes ning mängib olulist rolli lapse arengus, nii vaimses kui ka füüsilises arengus. D-vitamiinist ilmub igapäevaselt mitmeid artikleid meedias, kuid palju on selle ümber tekkinud ka segadust, eriti just laste osas. Selleks, et saavutada selgust nii tähtsa teema puhul, tulimegi dr. Einbergilt uurima, miks on D-vitamiin lastele nii oluline ja kuidas seda oleks õige anda. Dr. Einberg, miks siis on D-vitamiin lastele nii oluline? No D-vitamiinil on lapse jaoks mitmeid rolle, et ma olen 100% kindel, et kõik lapsevanemad teavad, et D-vitamiini keskne roll on luude ja hammaste areng, normaalne kasvamine ja tugeva luukonna saavutamine. Aga võib-olla vähem siiski teatakse D-vitamiini muudest rollidest, et D-vitamiin tegelikult osaleb ka närvi- ja lihaskonna töös, samuti ka immuunsüsteemis. Nii et ma arvan, et seda avastamist, miks D-vitamiin on kasulik ja vajalik, see tasub uurimist. Kas võiksite veidi lähemalt rääkida sellest, kuidas D-vitamiin on seotud lapse vaimse ja füüsilise arenguga? Et muidugi, kui on tegemist ikkagi sellise olukorraga, kus laps ei saa D-vitamiini piisavalt, siis võivad kujuneda sellised muutused ja isegi selline haigus, mida me nimetame rahiidiks. Ja see võib kujuneda tõesti sellel pinnal, et laps ei saa piisavalt D-vitamiini või ei saa toiduga piisavalt kaltsiumi ja lapsel luud lähevad ja jäävad pehmeks ja nad muutuvad, seal tekivad luudes muutused ja tegelikult, miks laps ei kasva hästi, et jäävad kängu, on see, et kahjustuvad lastel kasvuplaadid, et kust tavaliselt toimub normaalne kasvamine, aga kui on D-vitamiini vähe, siis sellist normaalset kasvamist ei toimu ja tänu sellele siis ei saavutata nagu normaalset füüsilist arengut ka, et pikkuskasv võib kahjustuda. Ja vaimse arengu poole pealt ma arvan niimoodi, et D-vitamiin on oluline vitamiin selle poolest, et ta kindlasti annab energiat kehale ja need samad toimed, mida ma siin eelpool rõhutasin, kui need toimed on puudu, ehk seesama nii-öelda luukond ei arene normaalselt, lihased on nõrgad, siis kindlasti ka see lapse elukvaliteet ei ole hea ja tema õpivõimekus võib ka siis langeda. Aga laste jaoks on väga oluline ka selline tasakaalus immuunsus, millest on tänapäeval juba tekkinud väga aktuaalne teema, et kuidas on D-vitamiin ja immuunsus omavahel seotud? Ja see on väga hea küsimus ja ma tegelikult arvan, et immunoloogias kindlasti toimub veel väga palju ka uusi arenguid, aga ka ajalooliselt me teame seda, et need lapsed, kes ei saanud D-vitamiini, põdesid ikkagi ägedaid haigusi sagedamini ja raskemalt, et üsna sageli oli kombinatsioon, et kui meil oli rahiidihaige laps, siis ta põdes ikkagi kopsupõletikku ja võis seda ka korduvalt põdeda. Tänapäeva uuringud on suure sammu edasi teinud ja näidanud tõesti, et D-vitamiin osaleb oma toimetega immuunsüsteemis, et ta aitab siiski seda vastupanu haigustele tõsta,
et mõjutades siis neid immuunrakke, mõjutades T-rakke, dendriitrakke ja selle tõttu on hästi oluline, et ikkagi lapse organismis oleks see D-vitamiini tase hea ehk optimaalne, et pakkuda kaitset siis ägedatele haiguste eest. Kuid kuidas võiks lapsevanem aru saada, et millistest märkidest, et see D-vitamiini puudus võib olla lapsel tekkinud? No mina tegelikult mõtlen niimoodi, et kõige toredam oleks selline olukord, kus meil D-vitamiini defitsiiti ei tekikski. Et me peame ikkagi läbi mõtlema laste puhul tema päevarežiimi esiteks ja ka mis aastaajas me elame. Et kui meil on tõesti päikest väga palju suvel ja laps viibki palju värskes õhus, siis tõenäoliselt suvi on selline periood, kus ta saab ka toidust D-vitamiini ja päikeselt vitamiini ja lisa ei vaja. Aga sügisel küll, kui on juba pime ja lapsed tegelikult õues viibivad väga vähe ja ka talvel ja kevadel, et see on aeg, kus tuleks hakata andma juurde D-vitamiini. Aga kui te küsisite nüüd nendest tunnustest, et mis võiks viidata D-vitamiini vaegusele, et siin sõltub muidugi ka lapse vanusest, et koolilaste puhul ma pigem ütleks tõesti seda, et lapsed väsivad kiiremini, on loiud ja nõrgad, nendel sümptomitel võivad olla ka teised haigused taga, aga need võiksid olla nagu esimesed märgid tõesti, et D-vitamiini tase on hakanud kehas alanema. Aga te tõite ise ka just välja just selle päikese ja toidu, mille peale enamus inimesi loodavad, et D-vitamiini saab päikesest ja toidust. Kuid kuidas siis see tavaliselt siis meil Eestis õnnestub? No Eestis on nii ja naa, ma ütleks, et tõesti meil ei ole kahjuks Eesti laste kohta suuri populatsiooniuuringuid tehtud, aga kui me võrdleme ennast naaberriigiga, Soomega, siis tõesti seal on uuritud ja üle poolte koolilastest on ikkagi talvisel ajal D-vitamiini defitsiidis, mis tugevalt annab selle soovituse siin Põhjamaades D-vitamiini lastele lisaks anda juba sügisest alates. Et mitte oodata seda, et kui jõulud ja uus aasta on juba läbi, et siis hakkame alles andma. Tegelikult siis on hilja, et kevadeks me näeme ikkagi päris madalaid D-vitamiini tasemeid suurematel lastel. Ma ei räägi üldse praegu imikutest, kes nagunii peavad D-vitamiini saama rahiidi profülaktikaks iga päev. Aga kuidas on lood sügisega, et kui sügisel nüüd nende laste D-vitamiini tasemeid määrata, et kas siis kui kõik inimesed eeldavad, et suvel me saame selle D-vitamiini ikkagi kätte, sööme palju värsket toitu, et kas siis sügisel on olukord oluliselt parem? Tegelikult on küll, see oleneb suvest, et meil on olnud küll selliseid suvesid, kus on hästi vihmane ja külm ja kahjuks on siis juba augusti lõpp ja september selline kriitiline aeg, kus kui ei ole võetud isegi suvel D-vitamiini, siis hakatakse lisaks andma. Aga kui on õnnelik suvi, kui päikest on palju ja tõesti öeldakse ju, et 3 korda nädalas pool tundi päikese käes juba annab selle profülaktilise D-vitamiini doosi kätte, et ei pea olema kogu keha paljas selleks, et seda doosi saada kätte, et 20% kehapinnast on paljastatud, et juba siis tegelikult lapse organism on võimeline ise seda D-vitamiini sünteesima nahas ja päikese mõjul seda ta ka teeb. Aga kuidas on lood nüüd päiksekaitsekreemiga, et kuna ju tegelikult laste nahk on väga õrn ja apteegis ka ikkagi enamasti ostetakse just lastele päiksekaitsekreemi, aga kui nüüd see laps määritakse juba kodus päiksekaitsekreemiga kokku, siis kuidas siis on lood D-vitamiini saamisega? Ja et kui seda tehakse nagu järjepidevalt ja kogu aeg, aga siis kindlasti sellist normaalset sünteesi ei toimu, mida me nagu ootaksime, et päikese kiirguse mõjul.
et mina nagu lastearstina soovitan ikkagi, kui ei minda randa pikaks ajaks, vaid lapsel on ikkagi kehaosad on ikkagi, osad kehaosad on kaetud ja kindlasti ka pea on kaetud, et siis ei ole vaja seda kaitsekreemi kasutada, aga kui on ikkagi niimoodi, et tuleb selline pikem rannas viibimise aeg, et siis küll. Ja me peame ikkagi arvestama seda, et sellisel juhul laps ei saa seda D-vitamiini kogust kätte, mis oleks vajalik. Aga on väga laialt levinud arvamus, et D-vitamiini tuleb anda kuni 2. eluaastani ja siis peale 2. eluaastat ei ole enam vaja D-vitamiini juurde anda. Et milline on, doktor, teie arvamus või seisukoht siis antud küsimuses? Et mina nagu tuginen ikkagi rahvusvahelistele soovitustele ja tõesti neid soovitusi vaadatakse üsna tihti üle vastavalt sellele, kuidas tulevad uued teadusuuringud ja mida näitavad meile siis lastel tehtud analüüsid. Ja praegu kehtiva näiteks laste endokrinoloogia seltsi poolt tunnustatud juhises, ravijuhises on ära toodud, et tegelikult ka üle 2 aasta vanused lapsed peaksid jätkama D-vitamiiniga ja seda siis annuses 15 mikrogrammi ehk 600 ühikut päevas. Ja eraldi kahjuks ei ole veel välja toodud teismeliste norme, et me näeme tegelikult seda, et teismelistel üsna sageli kiire kasvuspurdi ajal see D-vitamiini tase siiski langeb. Ja on arste, ma tean, kes päris palju määravad D-vitamiini vereseerumist, kus me siis ka näeme neid tasemeid ja ei nähta seda optimaalset taset, et ta peaks olema vähemalt 50 üle selle, et ta ei tohiks langeda alla, et kui ta langeb alla, siis on juba kõik mehhanismid organismis käivituvad selleks, et hoida kaltsiumi tase normis ja et ei tekiks ka rahiiti, et seda tuleb muidugi jälgida, et kui teismelisel on kasvuspurt, kui ta on hästi tubane ja kui ta veel toitub ka valesti, et siis igal juhul tuleb anda suuremaid doose. Kuid millised need suuremad doosid oleksid, et kas on selliseid standardseid annuseid, et kuna tegelikult väga palju D-vitamiini ikkagi ei määrata, et on seisukoht, et on puudus ja tuleb võtta, aga laste kohta, nagu te just ise ka välja tõite, et tegelikult ei ole teismeliste kohta tehtud uuringuid, aga kuidas siis inimene peaks otsustama või lapsevanem, et kuidas ta peaks siis otsustama, et millist doosi siis võiks lapsele anda? Ma ikkagi arvan, et profülaktiline doos on õige, see, mis on antud ka selles dokumendis, ravijuhises, et 15 mikrogrammi on profülaktiline doos, aga kui on ikkagi kahtlus, et D-vitamiini tase on madal, kui ema ikkagi tunnetab ka ära, et laps ei saa piisavalt D-vitamiini, siis võiks muidugi ikkagi arstiga konsulteerida, sellepärast et üle 12 aasta vanustel lastel ravidoosid juba lähevad seal 6000 ühikut päevas ja kui pikalt näiteks sellist doosi siis võtta, et ma arvan, et ikkagi võiks ka küsida nõu. Okei, et siis peaks lihtsalt järgima või jälgima oma lapse neid tundemärke, et kui laps on väga väsinud, haigestub tihti, et siis võiks ikkagi D-vitamiini analüüsi teha ja vaadata, mis see D-vitamiin on. Aga tahaksingi siia lõpetuseks siis küsida, et millised oleksid siis teie arvates 3 sellist kõige tähtsamat soovitust, mida siis iga lapsevanem peaks järgima, et hoida ära siis D-vitamiini puuduse tekkimist ja sellest tekkivaid probleeme oma lapsel? No ma alustan kõigepealt toitumisest, et palun head lapsevanemad, vaadake üle, kuidas teie lapsed toituvad, et ikka mitmekülgne toitumine on oluline ja Eestis on kõik head kvaliteetsed toiduained saadaval, et palun andke selliseid toiduaineid, mis sisaldavad ka D-vitamiini, et rasvased kalad kindlasti on väga sobilikud toidud. Muidugi on lapsi, kes absoluutselt ei söögi kala, aga seda nagu regulaarselt tarbida, et see oleks väga
nagu mõistlik, sest just see periood, millest me teiega praegu just rääkisime, see teismelise iga on tänapäeval võib-olla seinast seina, seal on noorukeid, kes siiski üritavad tervislikult toituda ja söövad köögivilju ja puuvilju ja nad hoolitsevad selle eest, et saaksid kõik vitamiinid ja mineraalid kätte. Aga mida me kahjuks tänapäeval ikkagi näeme, et liialdatakse ju jahutoodete, süsivesikute rikaste toitudega, et kartulikrõpsud ja limonaad ja siis meil muidugi tekib ka see olukord, kus lapsed ei saa olulist mineraali kaltsiumi toidust kätte, et piim ja piimatooted on viimasel kohal selle lapse toidumenüüs. Et tõesti esimene soovitus on see, et toitumine peaks olema mitmekülgne. Siis teine soovitus on see, et ikkagi palju viibida värskes õhus. Et katsuge leida lapsele need tegevused, liikumisega seotud tegevused, mis on huvitavad, mis tõmbaksid lapsi õue, mis tõmbaksid neid arvuti tagant ära. Et seda tuleks kohe maast madalast harjutada sisse see, et peab ikkagi väljas käima. Ja tõesti ei pea olema väga kaua, nagu ma teile ütlesin, et päikese käes viibimine, isegi veerand tundi on juba natukene profülaktilise doosi saamiseks oluline. Ja kolmas mõte on võib-olla see, et ikkagi mõelda selle D-vitamiini andmisele lisaks, kui meil saabub sügis. Et selleks, et hoida nagu lapsed tervena, tugevana, et ühest küljest siis mitte ainult see, et hambad ja luud nagu oleksid terved, aga ka oleksid haiguste suhtes kindlamad ja organism suudaks siis nende ägedate viirushaigustega võidelda. Aga täname teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Ja loodame siis, et meie lapsed on terved ja tugevad. Ja, aitäh.